See aasta on meie jaoks väga märgilise tähendusega, sest lõpule jõuab 15 aastat kestnud reorganiseerimine. Selle aja jooksul me oleme sulgenud 15 suurt erihooldekodu ja loonud uued elamisvõimalused ja võimalused tegusaks eluks kogukonnas ligi 1600 inimesele. Täna oleme Tartus, kus tähistame maja täiskõrguse saavutamist, ehk siis meil on sarikapidu. Täname ehitajaid suurepärase töö eest ja soovime neile indu ja jõudu, et see maja ikka lõpuni valmis saada. Ja maja saab valmis. Juba 3 kuu pärast on ta täitsa valmis. Selleks, et õige pea saaksid siia sisse kolida 24 inimest. Inimesed hakkavad selles väikeses 2-korruses kortermajas elama 4 korteris, igas ühes 6 inimest. Seega kokku mahub siia täpselt 24 inimest. Mitte kunagi varasemalt ei ole vaimsest tervisest räägitud nii palju kui täna. Mul on siiralt hea meel siin Tartus Kase tänava üksuses, et oleme loonud need võimalused, et inimene, keda tabab vaimse tervise probleem, saab tegelikult elada kogukonnas teiste inimeste keskel ja ta ei pea siit enam lahkuma. Et vaadates ringi siin, kuidas juba paistavad valmimas inimeste toad, iga inimene saab omaette privaatse toa, kus ta saab kujundada endale meelepärase, kuidas temal on kaardin, mis asjad temal toas on. See on midagi nii isiklikku, mis on iga inimese jaoks oluline. Ja täna me saame näha, kuidas see kõik valmib. Me oleme siin elutoas. Üsna varsti on siin kena kööginurk. Ja siin saavad inimesed valmistada endale ise toitu. Siia tulevad ilusad kaardinad, mille külge saab panna ilusaid liblikaid või lillepilte. Siia tuleb ubane köögilaud, kus saab ühiselt süüa ja aknast välja vaadata, hommikukohvi juua. See on see koht, kus inimesed hakkavad elama ja ma loodan, et sellest kujuneb neile tõeliselt armas kodune pesake. Meie elu siin linnas, Tartu linnas ei koosne ainult siin majas olemisest. Me liigume välja, otsime endale meelepärased huvitegevused, meil on ümber ilus aed, teeme endale ilusa aia siia maja ümber ja leiame hulgaliselt sõpru kogukonnas. Me leiame endale tööd, leiame vaba aja veetmisvõimalusi, käime ujumas, käime tantsimas, käime igasugustes erinevates ringides, mida Tartu linn meile pakkuda suudab. Kogukonnaga kontakti loomisel on meil juba pikaajalised kogemused, kuna Tartus on kogukonna elamise teenusüksused, mis on väga edukalt käivad kogukonnas, suhtlevad kogukonna elanikega, oleme leidnud endale erinevaid tegevusi linnas. Ja nüüd, kui siin maja saab valmis ja siin on meil uued elanikud, siis me kindlasti kaasavad varem olijad siin juba ka siinseid elanikke. Me hakkame elama tegusat elu. Ja minu jaoks oli tegelikult väga selgelt küsimus selles, et millist Tartu linna me ehitame. Kas me ehitame sellist linna, mis on väiklane, kus öeldakse, et on õiged ja valed inimesed, kus öeldakse seda, et on keegi, kes ei tohiks Tartus elada, või me ehitame sellist linna, kus me ütleme, et kõik Tartus on Tartus oodatud, me aitame, me oleme hoolivad ja mul on sügavalt hea meel, et võitis just see teine Tartu, see, kus hoolitakse, see, kus aidatakse ja see, kus kõik Tartused võetakse avasid vastu. Ja hoolekande teenustele suur aitäh, et oleme tõesti saanud seda teed koos käia. Ehitajatele aitäh, et me oleme siia jõudnud ja mis siis muud kui ikka võiduka lõpuni. Jõudu!